Nii, jõudsime siis siia päris pea laboratoorse instituudi peakorpuse juurde. KPP, nagu ikka, kontrollpunkt ehk Pääsla. Siia esitasid oma propuski ja said sisse. Nagu näete, siis hoone on suur, võiks isegi öelda massiivne. Siin on mingisugused majapidamishooned, kuurid või garaažid või jumal teab, mis siin on. See on ka täiesti merekaldal siit. Nagu ma enne ütlesin, siis tohutud kaablikimbud jooksid siit see Hara lahte. Võiks arvata, et see on mingi bassein, aga järjekordselt, aga kurat seda teab. Huvitavad kapid on siin seinte ääres. Hoone on niimoodi ehitatud, et me siit esimeselt korruselt, kusjuures sinna vanemasse ossa ei saagi. On teiselt korruselt minema. Aga noh, eks siis lähme. Jaa, okei, siit saab ka teisel korrusel, aga lähme vaatame sealt poolt otsast. Selle instituudi ja siin toimunud tegevuse kirjeldamine oleks lihtsalt nii pikk, et keegi viitsiks seda videos vaadata ja sellepärast paneme selle info video descriptionisse ehk siis selgitusse sinna. Saad saab igaks juba ise lugeda, et mis siin oli, millal oli ja mida siin täpselt tehti. Aga kui siia nüüd vaadata, siis no ei saaks öelda, et vaade halb on. On ju. Aga lähme siis veel üles poole. Jällegi, ärge seda kodus järgi tehke. Katus on täpselt selline, nagu ta on. Aga noh, põnev on ja ega ma ei soovita teil siin turnida. Aga kes tahab vaadet näha, see ise otsustab, ise vastutab. No see peaks olema siis see seirepunkt siin. Kus sellel lahel silma peal hoiti. Vaade on vägev. Ja seal teisel pool vastas kaldal siis lahel. Hara laht on see siin ees. Seal teisel pool vastas ongi siis nii-öelda Hara allveelaevade baas. Seda platvormi vaadates siis mina ei soovitaks sinna otsa ronida. See kuradi redel on juba üsna looka vajunud. Aga katus on suur. On väga suur ja see hoone siis on ka suur. Tulime sisse sealt, kus on see tagumine Telliskivist kõrge osa näha. Sealt otsast. Esimesest korruselt tulime sisse. Vendisime läbi maja siis siia otsa välja. No tegelikult me ei ole veel sinna otsa läinud, aga no ega siin ruumid on kõik suhteliselt ühesugused ära lagunenud.
Vot talvel, kui siin on lumi ja jää, siis ei ole üldse tervislik siin katusel olla. Siin on jällegi näha need kaablite kanalid, mis siin territooriumil jooksevad igal pool. Nii et jällegi ettevaatust. Siin on neid auke ja kraave väga palju, kuhu kukkuda. Vaadake jalgade ette. No võt, selle objektiga siis võib öelda jälle tšekk, linnuke kirjas. Et täna rohkem punnima ei hakka. Päike läheb, no mitte varsti, aga no ikkagi suht varsti läheb looja. Et ei ole mõtet edasi sõita ja hämaras midagi tegema hakata. Jääb järgmiseks korraks. Ja egas midagi. Tore, et vaatasite ja kohtume järgmine kord.